Kuigi haridus- ja noorteameti plaan luua 275 000 euro eest platvormi 7–26-aastastele noorte kohaliku omavalitsuste tegevuse laiemaks kaasamiseks on pälvinud palju kriitikat, siis haridusministeerium sellest loobuda siiski ei kavatse. Haridus- ja noorteameti loodav platvorm on ametikirjeldusel mõeldud noortele vanuses 7–26, kes esitavad platvormile ideid ja märgivad teiste omi meeldivaks. Kui teema kogub piisavalt meeldimisi, siis hakkaks vastav omavalitsus seda arutama. Need teemad võivad olla tõesti seinast seina. Need võivad olla seotud sellega, et näiteks liikumispuudega noored ei saa kuskile ligi kohalikus omavalitsuses. See võib olla ka seotud mõne jalgrattateega, mida soovitakse juurde, aga see võib olla seotud ka välijõusaaliga või miks mitte mõni omaalgatusprojekt. Rahastus tuleb Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmeetmest. Lõviosa 275 eurosest eelarvest läheb veebikeskkonna arendusele. Enne seda, kui me hanke üles panime, me natukene arutasime ka ekspertidega, mis see summa umbes võib olla ja öeldigi, et selliste suuremahuliste arenduste puhul see ei ole isegi kõige suurem summa, mis võiks sinna kuluda. Süsteemi arhitekt Andres Kütt leiab, et projektis keskendutakse liialt kulukatele tehnilistele lahendustele. Ükski IT-inimene, kellega ma olen rääkinud, ei ole leidnud, et see võiks üldse nagu nii palju maksta. Et me üritame minna lahendama mingisugust sisulist probleemi IT-lahendusega. See on hästi tüüpiline ja hästi halb praktika, kuidas te panete ühte keskkonda tööle 7-aastase, 26-aastase. Nagu keegi internetis tabavalt väljendus, et peituse mängust nagu ülikooli õpinguteni saavad nagu probleemid olema inimestel. Et see keskkond ehitatakse valmis, aga mis edasi saab? Keegi peab seda nagu haldama hakkama, sinna sisu tootma, vaatama, et keegi see roppusi ei räägiks. Rahandusminister Võrklaeva arvates tuleks projekti sisu ja eelarve üle vaadata. Ta jäi see silma ja tõsi sai haridusministrile sõnum saadetud, et ehk tasuks sinna sisse vaadata, et hirm ongi see, et ei aita see seda omavalitsust ega kõneta ka noort, et olgu see välisvahend, olgu see riigi raha, et me peame vaatama, et seda kasutataks võimalikult tõhusalt. Haridusministeerium keeldus intervjuudest, kuid ütles, et vaatavad üle projekti tegevuste maksumuse ja sisu.